Ühe ettevõtliku Võru naise soovist pakkuda inimestele paremaid prille on 3 põlvkonna vältel kasvanud suurima kaupluste arvuga optikaettevõtte Eestis, Pro Optica. Minu ettevõtlik vanaema siis kuskil 34 aastat tagasi nägi võimalust, et nüüd võiks hakata pakkuma inimestele paremaid nägemislahendusi. Ja kuidas see siis välja nägi? Päevasel ajal müüs Võru polikliinikus prille ja õhtusel ajal valmistas siis prille ja prilliklaase oma koduköögis. 1993. aastal liitusin mina ettevõttesse nii-öelda korraks, tulin emale appi korraks prille tegema. Siia ma olen jäänud ja tänaseks siis on liitunud meie ettevõttega ka minu naine Anne-Mai ja 2 vanemat tütart, Kristiine ja Katriine. Isegi minul on tegelikult mingised mälestused sellest ajast, sest tegelikult Pro Optica ja mina me oleme praegusel hetkel sama vanad, meil on sama sünniaasta. Pro Opticas töötab koos 5 pereliiget, tegevjuhist ja juhatuse liikmest ostujuhi ja raamatupidajani. Eelmisel aastal anti ettevõtte juhi teatepulk teiselt põlvkonnalt 3. Mingi aeg peame aru saama, et noored toovad ettevõttesse uut ja värsket mõtlemist. Minu arust pereettevõttes käib kõik orgaaniliselt, et peab ära tundma selle koha, kus tuleb natukene anda noorele põlvkonnale seda tegutsemist ja ütleme tahtmist, et see innustaks neid tegema asju paremini. 3. põlvkonna tegevjuht Kristiine on Pro Optica tööd kõrvalt näinud terve elu ja ise töötanud seal 15 aastat. Praegu on tema südameasjaks müoopia kabinetid, kus tegeletakse just laste lühinägelikkusega ning selle aeglustamiseks on Eestisse toodud ka päris uus lahendus. Ööläätsed on ortokeratoloogilised läätsed, mis pannakse siis ööseks silma sellel ajal, kui sa magad. Ja kui sa võtad need hommikul ärgates välja, siis sa näed täiesti teravalt. Sa ei pea päeva jooksul prille kandma ja nad aeglustavad ka lühinägevuse kasvu. See on minu jaoks väga suur töövõit, et me 2 aastat tagasi selle Eestis lansseerisime ja oleme siiamaani ainukesed, kes sellega tegelevad.